arhitektuur ICM 0034 lugemisele tuleb sellel kevadel. Olen ma oma pika elu jooksul välja pakkunud, mõelnud kümneid kursusi ja kunagi pole olnud tahtmist, vajadust ja pole ka seda teinud, et oleks seda teiste õppekavade, ükskõik kuidas neid ka siis sellel ajal ei nimetatud, erialade inimestele püüdnud tutvustada ja püüdnud nende mõistmist ära teenida, mida antud juhul ma tahan teha, et mul oleks vaja saada kompanjone, neid, kes usuvad, et see, mis ma räägin, see võib ka tõsi olla. No üldiselt see kursus on väga strateegiapõhine ja siin siis on ka sellel avaslaidil on üks väike tuntud strateegiline pildikene ja mõte siis kogu sellel kursusel on see, et me ikkagi teame, kuhu me tahame minna. Ja selle tõttu on selle tee leidmine sinna, kuhu me tahame minna, on hästi oluline ja kui ettevõtete peale mõelda, siis on see ka oluline. See äriarhitektuuri kursus niisugune nagu ta ongi siis mõeldud kõikidele erialadele, kes ei ole IAAM-id, see tähendab, see on siis meie enda õppekavale mitte. Kusjuures me nii väga ei keela ka, kui nad seda valikainena või vabaainena võtavad, nii et üldiselt, aga põhiliselt on ta suunatud siis mitte IAAM-idele, tähendab mitte infosüsteemide analüüsi ja kavandamise õppekava tudengitele. No ja siit juba tuleb ka välja see, et me tahame siis ilmselt leida siis mõttekaaslasi. No ja esimene asi olekski, et miks siis niisugune värk üldse siis on. Et kõigepealt, et kas niisugust asja üldse vaja on. Teiseks, kuna ma tahan siin siis kaela määrida siis seda teistele õppekavadele, siis miks nad peaksid siis minuga nõustuma ja minu sellele kavale või plaanile siis kuidagi kaasa tulema. Ja kolmas on siis, et on olemas ettevõtluse ja rahvusvahelise ärivaldkond TalTechis. Kas nemad sellega siis ei kata kogu seda värki? Niisugused küsimused oleksid siis. No ja võib arvata, et ma püüan siis nendele ka muude asjade hulgas siis vastata. Miks siis niisugune traditsiooniline värk, eks ole, kuidas seda tehakse? Oleneb, kui seda lasta teha majandusinimestel, nende ettevõtluse näiteks valdkonna inimestel, siis on see suhteliselt verbaalne. See, mida meie tahame näha, siis on see suhteliselt formaalne, tähendab SWOT-analüüs, tasakaalustatud tulemuskaart, Oshi, Kanri ja nii edasi saame siis ühesõnaga teatava strateegilise plaani, mis on siis küll suhteliselt ikkagi niisugune verbaalne ja põhimõtteline. No ja ma olen 21 aastat pangas töötanud, niimoodi seda strateegilist plaani siis seal äripoole targad inimesed siis tegid ja mõnikord oli vaja selleks, et nädalaks ajaks sauna kuhugi minna. Tuldi tagasi, siis oli niisugune strateegiline plaan. Aga nüüd edasi siis on vaja seda strateegilist plaani ellu viia, mis on lõpeb see ikkagi sellega, millest ka siin Andres rääkis, et on vaja koodi kirjutada.
ja nii-öelda mitmesuguseid programme, projekte käivitada, vaadata, kas ressursse on ja nõnda edasi, nii et nagu niisugune konkreetne värk. Ja nende kahe asja vahele, mis on siis kõrgtaseme mõttehiiglaste strateegiline plaan ja selle plaani elluviimine, siis jääb niisugune selge tühimik. Ja võiks öelda, et seda tühimikku siis tavaliselt täidetakse siis umbes sellel põhimõttel, et kes kõige kõvemini karjub, selle ideid hakatakse siis ka kõige esimesena realiseerima. Ja umbes see oleks siis põhimõttel, et kõigepealt laseme paugu ära ja siis hakkame vaatama, kuhu see siis läks ja kas sihtida ka tarvis on. Nii et kokkuvõttes nimetatakse seda siis, et on siis elluviimise lõhe, execution gap. Võib arvata, et see äriarhitektuuri kursus, muidu poleks sel slaidil mõtet, ongi siis, et kuidas seda execution gap'i saaks siis ületada. Vaata selleks nii-öelda mehhanismiks ongi siis äriarhitektuur, mis nii-öelda näitab teed, kuidas siis äripoole juhtide, ettevõtte juhtide suured ideed muuta siis niisuguseks, mis on siis ka nii-öelda koodikirjutajatele, programmeerijatele arusaadavad, nii-öelda natuke noobrimas keeles siis, kuidas need strateegilised plaanid võiksid siis konkreetselt väärtusi luua ettevõtte klientidele. Nii et see pilt oleks siis niisugune, mida me tahame siis evitada, propageerida, aga see on nagu tänapäeval on see nii-öelda täiesti standardne. On strateegia, siis on arhitektuur ja siis on elluviimine. Strateegia siis nagu tüürib arhitektuuri ja arhitektuur jällegi nii-öelda tõlgib strateegia siis elluviimiseks, nii-öelda mille tähtis osa on tänapäeval enamikel juhtudel digipöörded ja digital twins ja mis iganes on programmeerimine. Ja sealt siis tuleb ka tagasi, eks ole, kuidas meil see programmeerimine läks, mõjutab arhitektuuri, arhitektuur jälle omakorda strateegia, et need strateegia ei pea ka olema meil kivisse raiutud, vaid ka nii-öelda põhimõtteliselt teatavate muudatustega agiilne. Nüüd mehhanism, millest ma suurt ei räägi, on siis võimekused, ettevõtte võimekused, mida siin on siis näidatud ühte pilti, mida siis Akimeiti mudelis ACI vabavaralise vahendiga tudengid väga nii-öelda edukalt meie erialal kasutavad. Ja nii-öelda muude asjade hulgas on siis võimalik ka seda võimekuste kaarti, mis iseenesest koosneb siis strateegilistest võimekustest, operatiivsetest võimekustest ja tugivõimekustest, mitme nii-öelda tasemelised võimekused ka värvida, nii et kui meil on mingisugune idee, mida me tahame, siis strateegiline idee, mida me tahame ellu viima, siis me saame oma võimekusi hinnata, kui nad on rohelised, siis tähendab seda, et need võimekused rahuldavad seda strateegilist, see idee elluviimiseks vajalikus. Kui nad on punased, siis nad on kas puudu või üldse ei rahulda ja kui on kollased, siis on nii ja naa, et natuke oleks vaja midagi täiendada. Ja nii et teiste sõnadega siis ühelt poolt need võimekused annavad, nendest saavad aru nii tippjuhid, või need on ka võimalik programmeerijatel selgeks teha. Ja teine asi on siis, eks ole, et see on niisugune värvitud võimekuste kaart, nii-öelda heat map.
soojuskaart, see siis annab nii-öelda täitsa selge mõtte, kuidas see planeerimine võiks käia. Selle planeerimise nii-öelda formaalne meetod, mida me ka oma tudengitele esitame ja mida selles kursuses ka siis oleks tarvis siis kasutada, on siis capability-based planning, mis on siis niisuguse organisatsiooni nagu see Open Group poolt siis loodud üks osa arhitektuuri karkassist, architecture frameworkist ehk lühendatult OGAF-ist. Ja see metoodika on väga lihtne iseenesest, eks ole, tuleb need võimekused nii-öelda avastada, üles leida, see võimekuste kaart koostada, siis analüüsida, vaadata, mis on hästi selle strateegia realiseerimiseks, mida me tahame teha ja mis mitte, siis teha sellele vastav plaan, kuidas need muudatused ellu viia ja siis olla, aga nii-öelda ka magistritöödes, mida siis meie magistrandid teevad, selle teeni tavaliselt ei jõuta, mõni üksik. Miks on vaja siis ikkagi veel seda arhitektuuri? Põhjus number 1 oleks siis see, et äriarhitektuur kui ühiskeel, kus on siis nii-öelda, mida siis mõistaksid nii äripoole inimesed, need, kes siis majandusteaduskond õpetab, aga mida ma punaseks värvisin ja paksuks tegin, on siis mitmesuguste erialade spetsialistid. Need on siis kõikide teie õppekavade nii-öelda insenerid, kellele siis see esitlus just on suunatud. Ja siis arhitektid on siin siis vahepeal, keda siis me püüame ette valmistada niivõrd kuivõrd, aga neid tekib ka muidu, eks ole, nii et ega siis see pole ainus võimalus ja ka programmeerijaid ikkagi endiselt. Ja teine asi on siis äriarhitektuur kui ettevõtte elluviidava strateegia loomise instrument. Tähendab, eks ole, nii et see keel on siis ka tegelikult selle teenistuses, et me saaksime ettevõttele elluviidavad strateegiat ja see elluviidavus tuleneb sellest, et me nende võimekuste alusel oskame planeerida ressursse, raha ja muid, keda panna tegema, missuguste oskustega ja nii edasi, nii et see annab nii-öelda niisuguse. Ja see on tänapäeval tunnustatud ja üks ainukene niisugune strateegia reaalse elluviimise instrument. Nii et selles mõttes oleks ta nagu üleüldise insenerliku tähtsusega. Et äriarhitektuur kui ettevõtte elluviivad strateegia loomise instrument. Nüüd samal teemal siis, põhjus number 2. Ma olen pidanud avalikke loenguid, mis on YouTube'is kättesaadavad ja täna hommikul ma vaatasin neid, kui palju siis neid on vaadatud. Ja seda ettevõtte äriarhitektuuri, mis on nüüd küll 2021. aastast, aga neid tuleb seal üldiselt vist juurde ka suhteliselt heas tempos. Neid on juba üle 3800 vaadanud ja nii-öelda osalisi nii-öelda nupukesi on siis natuke või oluliselt vähem vaadatud, aga on ka küllalt palju vaatajaid. Nii et võiks öelda seda, et ettevõtted reaalselt tunnevad selle vastu huvi ja nüüd muidugi õppekavadel on siis võimalus oodata, kuni nende nõukodade kaudu tuleb surve muuta õppekavasid nii, et ühesõnaga seda äriarhitektuuri ka kajastada. Tundub, et ettevõtted saavad aru, et strateegilise planeerimise niisugune tõhustamine, et ta oleks mõistlik elluviidav, et see on ikka küllalt tähtis teema ja siis selle tõttu siis ka on neid loenguid küllalt palju vaadatud. Nüüd ettevõtlus, kas ettevõtjad ei rahulda meid? Vaadake, siin oli just mõni päev tagasi, nädal tagasi oli
oli Sirje Ustav korraldas ettevõtlus õppevõimaluste tutvustamiseks siin mitu seminari ja siis midagi võib sellest siis nagu on hea nagu tõmmata järeldusi. Kõigepealt Sirje on siis vanem lektor, ettevõtluse ja rahvusvahelise äri valdkonna juht ärikorralduse instituudist. No ja tema üldiselt siis rääkis, et on 117 ettevõtluse ainet üldse. Nendest siis seda, mida ta propageeris sellel õppekava juhtidele suunatud seminaril oli 16 ainet. No enamik, kõik head ained ja väga tublid ja toredad inimesed ja Sirje ka, ma temaga olen ka suhelnud. Väga asjalik kõik see värk on ja kindlasti vajalik ainult, et kui vaadata, mis on siis arhitektuuri ja strateegiaga seotud, siis oskasin siit välja tuua nagu 3 ainet, mis nii natukene võiks öelda servapidi kuidagi puudutab, aga juba nende ainete esikirjeldused üldiselt äriarhitektuuri strateegia mõisteid reaalselt ei kajastagi. Ühesõnaga siis ei saa ka nendest rääkida ja eriti midagi peale hakata nendega. Nii et ütleksime nii, et need ettevõtluse valdkonna nagu ained, need on kindlasti väga kasulikud ettevõtlusest arusaamise arendamiseks meie tudengitele, aga nad seda elluviidava strateegia loomise asja nüüd küll kuidagi ei aja. Siis ainekaardilt, siin on lühidalt neid õpiväljundeid oli seal mingisugune 10, siin on suhteliselt lühidalt, aga see on näha ettevõtte mis on lühikirjeldus, ettevõtte strateegia, innovatsioon, äriarhitektuur, riskihaldus, strateegiline planeerimine, võimekuste põhine planeerimine, portfellid, projektide portfellid. No ja näete, siin on siis mõned asjad välja toodud. Oskab loovalt modelleerida ettevõtet äriarhitektuuri instrumenditabel, oskab seostada portfellide valitsemise ja nõnda edasi, nii et mõisted, strateegia, modelleerida ettevõtet ja siis nii-öelda ka see kuni projektide portfellideni. Muidugi siin ka peab ütlema, et kui on portfellidest juttu, siis majandusinimesed saavad aru ühesõnaga investeerimisportfellidest, nii et nemad sõna portfell on neil teise tähendusega. Need hindamiskriteeriumid selle lainele. Kõigepealt on meil siin rühmatöö, mis on siis projektipõhine õpe ja sellest saab siis 0–100 punkti. Ta peab vähemalt 50 saama. Ja näete, seal on neiu on kaunis kurb, et niisugune värk ja siis veel ega see maailma kõige lihtsam asi ei ole ära õppida. Aga kui ma nüüd hiireklahvi või seda nuppu vajutan, siis selgub, et eksami hinne määratakse rühmatöö alusel. Nii et polegi mingisugust muud asja kui ainult rühmatöö ja lõpphinnete kujunemine on siis rühmatöö on 100%. Mis üldiselt siis on siis puhas project-based learning, selles mõttes, et sellele kursusele mingit teooriakursust ei eelda ja projekt ei ole mitte järgmisel kursusel, vaid ongi projektipõhine õpe. Ja selle tõttu siis, kuna praegusel juhtumil on oluline, et need, keda mul kaasata õnnestuks, nendelt nagu süvateadmisi sellest arhitektuurist polegi tarvis, nad peaksid olema partnerid arhitektidele. Ühed ülevalt poolt, teised alt poolt, eks ole. Ja selle tõttu see praktiline nii-öelda asi oleks täiesti okei. Tähendab, see ei oleks mitte nii-öelda kuidagi
lihtsustamine või mingisugune tahe tudengitele meeldida, mida ma ei poolda üldiselt. Vaid antud juhtumil objektiivselt ongi, tähendab nii üsna mõistlik teha. See rühmatöö iseenesest näeks siis välja nii, et kui need traditsioonilised strateegia loomise instrumendid on siin praegu ülevalpoolsed on olnud, alates missioonist, visioonist, tulemuseesmärgid, goals läbi SWOT-i, siis läbi tasakaalustatud tulemuskaardi tegevuseesmärgid, mõõdikud ja toimingud, siis nüüd siia siis lisandub, eks ole, siis võimekuste kaardi loomine, võimekuste kaardi analüüs, eks ole, ja capability-based planning. Ja kui nad kõik selle ilusasti ära teevad, siis tähendab, on minu süda täiesti rahul ja võin neile 5 ka ilusti välja panna. Nüüd on, no ja selle mikrokraadi eesmärk siin ma jälle võtan lühidalt, oleks anda teadmised, oskused ettevõtte äriarhitektuuril põhineva ettevõtte elluviidava strateegia väljatöötamiseks. See oleks nagu põhiline eesmärk. Ja? No ja siin siis see puudutab siis Business Architects Guild, Pittsburgh Guide on siis nagu näete väga, väga mahukas värk on see 892 lehekülge, nii et nii-öelda seda selle selgeks tegemiseks on loenguid tarvis ja loengutega me suudame seda teha, nii just võtta sealt välja, mida on tarvis. Ja antud juhtumil siis sellesse mikrokraadi läheksid siis kõigepealt, kui siin paremat kätt on siis äriarhitektuuri teadmusbaas, koosneb 2 niisugusest ringist. Üks on sisemine ring, mis on nagu kollane, teine on siis nagu pruunikam. Välimine ring, sisemine ring on kernel, tuum ja seal on siis 4 niisugust komponenti, võimekused, informatsioon, väärtusvood, organisatsioon. No ja siis, kui see võimekused annavad meil võimaluse vastata siis sellele, mida oleks siis tarvis teha selleks, et õnnelikuks saada, et strateegilised ideed saaksid realiseeritud, siis informatsioon ja väärtusvood on siis jällegi, kuidas seda teha. Ja sellel kolmikul oleksigi siis üles ehitatud see mikrokraad. Kusjuures väärtusvood on nagu niisugune mitmesuguste sammude jada, mis nii-öelda annab lõppkokkuvõttes väärtuse kliendile, aga ta on niisugune üldine ja ta käib selle timmitud liin asjade juurde, mida me käsitleme oma tudengitele ka, aga siin ta jääb nagu niisuguseks liiga üldiseks. Muide, seda liin timmitud värki kajastavad teataval määral ka siis selles Sirje Ustavi nii-öelda valdkonna õppekavad või need õppeained. Nii et me siis tegelikult selle väärtusvoogude õpetamise asemel siis õpetaksime äriprotsesse, mis on siis nagu konkreetsemad. Nii et see mikrokraad oleks siis nende capability information value stream baasil ja oleksid siis niisugused ained nagu siis äriarhitektuur. See on siis see, mida ma tutvustasin, siis äriprotsesside haldamine ja andmebaasid. Kataksid siis välja arvatud organisatsioon, mis on siis nagu teatavas mõttes natuke pehmem kui ülejäänud. Ja mida päris ilusti õpetavad ka need ettevõtluse inimesed. Selle kolmikuga äriarhitektuur, äriprotsessid, andmebaasid, sellega neil suurt pistmist ei ole. No veel propagandat, paar sõna teeks äriarhitektuurile. No ja siin tahaks rõhutada seda, et kui tänapäeva mõistes sellest aru saada,
Tähendab, on ka mõningaid teisi arvamusi, käsitlusi. Aga need on üldiselt nišivärgid, on, et äriarhitektuur on capability-based architecture. See on ühesõnaga nagu, ainult need on meiega kambas. Need, kes seda kuidagi teistmoodi sellest aru saavad, nendega pole meil midagi peale hakata. Nüüd, mida siis ennustatakse kristallkuul selles äriarhitektuuris? Increased pace globally, tähendab ühesõnaga järjest, üldiselt see, tänapäeva mõttes on see äriarhitektuur, TOGAF-is oli ta küll varem juba üks TOGAF-i komponentidest, aga see Business Architecture League või Guild, Business Architecture Guild on loodud 2010. aastal, nii et see ise, ja siis nad hakkasid iga aasta välja andma seda Bespoke Guide'i, nii et see väga vana ei ole ja nad on ka ülikoolidele teinud üldiselt reklaame, aga ega eriti palju neid ülikoole pole, kes seda õpetavad ja kui te seda Eurotechi vaatate, siis need on suured mehhanismid, millal nemad selleni jõuavad, jumal seda teab. Üldiselt siis ei pea meil olema mingid mammutorganisatsioonid, Netflixid või Amazonid võivad olla suhteliselt väiksed, et mida meie magistrantide magistritööd ka näitavad, võib neid mehhanisme kasutada. Ja kindlasti on, eks ole, see strateegiline suunitlus, nii seda siis nähakse. Nüüd äriarhitektuuri kokkuvõte. Tähendab, see on ka niisugune hea propaganda, et näitab, kuidas organisatsioonid teeksid õigeid asju, teeksid õigetes kohtades ja õigel ajal, eks ole. Ja siis, et arhitektuur oleks siis üks äärmiselt vajalik instrument, väärtuslik instrument selleks, et saada aru, mis äriga on meil tegemist, sest see võimekuste kaart tegelikult iseloomustab väga selgelt, mis äriga meil tegemist on. Strateegia loomine ja selle elluviimine, agiilselt reeglina. Nüüd ettevõtjatele siis ka oleks sõnum, mida ma püüan neile edasi anda, et äriarhitektuur on siiski omaette valdkond, meil on omad metoodikad, lähenemised, ka eeldused ja kindlasti ei ole see ärikorralduse või ettevõtluse valdkonna osa. Nemad ühesõnaga saavad maailmas teistmoodi aru. Ma kunagi, kui ma pangas olin, tegin paar aastat Tiit Telenurmele EBS-i, tal oli niisugune magistrantuur nagu ettevõtluse magistrantuur ja lugesin niisugust kursust nagu IT-strateegia loomine või planeerimine. Ja ma ei leidnud ei Helenurme ega nende tudengitega mingisugust niisugust kontakti, ma üsna kiiresti loobusin selles mõttes, et nemad ühesõnaga tahavad arutada ja niisugust verbaalset juttu ajada ja mõelda, kuidas seda võiks teha ja ütleksime nii, et lahendada probleeme nende esile kerkimise järjekorras. Aga niisugust SWOT tasakaalustatud tulemuskaart Hoshin-Kanri ja nüüd siis need capability CS, aga värk ei lähe ettevõtjatele, majanduskallakuga ettevõtjatele kuidagi peale. Ja üldiselt ma tahaksin agiteerida neid ettevõtjaid ka seda äriarhitektuuri kursust võtma. Selles mõttes, et nad oleksid meie partnerid ja et nad saaksid aru sellest ühiskeelest ja see ühiskeele mõistmine võimaldab ka luua elluviidavaid tõhusaid efektiivseid strateegiaid. No ja nüüd siis propaganda, mis siis tudeng sellest saab, vaeseke, kes peab siis asja üle elama. Üldiselt
me väidame, et see õpetus küllalt palju on ka mõtlemisõpetus ja just niisuguseks mittelineaarseks mõtlemiseks, mida kõige paremini iseloomustab venekeelne vanasõna, et muudri v koori nii idiot, muudri koori aba idiot, eks ole. Aga näha ühesõnaga suurt pilti, see on, eks ole, nii et esimene asi, mida me tambime oma magistrantidele ja kavatseme tampida kõigile teistele ka on, et esimene vaade ettevõttele peab olema mile wide, inch deep. Ja võib-olla kunagi jõuame, kui läheme vaatame seda, kui niisugust üksteise sees olevat matroškasid, jõuame selleni, et meil on inch wide ja mile deep vaade mingisugusele osale. Ja näete see moment, et connect dots, et ühendada mitmesuguseid erinevaid värke, on hästi oluline. Üks kodanik on teinud niisuguse raamatu alles hiljuti. Ja ühendada kõiki nägemusi, nii et silla ehitamine on siis üks oluline moment, mida siis peaks selle kursuse läbimine õpetama tudengile. Kõik olulised resultaadid on saadud ettevõtetest. Näete, siin on Business Architecture League, siis on Iris on väga kõva firma, siis on Balance Scorecard Institute, Cascade ja nõnda edasi. Nii et kõik see värk toimub ettevõtetes. Ja siin on siis mõned raamatukesed ja näete see Roger Burton ongi Business Architecture Collecting, Connecting and Correcting the Dots, millest ma just rääkisin. Ja väga kena daam, Wendy Keen, kõige viimane, Strategy to Reality, Making the Impossible Possible. See on nüüd üks mõte, eks ole, et mida siis arhitektuuri kasutamine võib anda, et me leiame sõnaga, et meil on niisugune strateegia, mille elluviimises meil nagu ikka pole õieti ressursse. Ei saa seda kuidagi ikkagi teha, et on hea mõte küll, aga ei ole võimalik teha. Aga tänu äriarhitektuuri instrumentaariumi kasutamisele me leiame siiski võimalused. Mitte alati kindlasti. Ja see olekski kõik. Suur tänu teile kuulamise eest.